Head inimesed, head Haapsalu elanikud, head Läänemaa elanikud. Haapsalu on alati armas koht olnud minu jaoks ja mulle meenus täna siia tulles kuskil 80. aastate lõpp. Meenus üks talvine päev ja meenus see, kuidas rongiga sai siia Läänemaa poole sõidetud. Kes tuli rongi pealt maha tulla, tuli tulla üle põllu või põldude vahelt ja siis oli võimalus jõuda Taebla spordihoonesse, kus sai lapsena mängitud korvpalli. Miks ma sellest näitest alustasin, siis minu meelest see on natuke sellise suhtumise näide tänases ühiskonnas. Kuidas te arvate, mis teile tundub, kui te näete kiirabiautot täna sõitmas Eestimaa peal, kas see on see auto, kes pakub arstiabi meile? Selle arst on seal sees? See on kiirabiautos arst sees? Mulle tundub see natuke absurdine, aga tõesti enamus autodes ei ole sees. Kuigi ma arvan, et selline loomulik reaktsioon on see, et kiirabiautos on arst sees. Aga midagi ei ole teha, ma näen suhtumist, et see ongi normaalne, et seal kiirabiautos arsti sees ei ole. Ja et kiirabi ei peagi väga arstiteenust pakkuma, et ta peab käinud olema selline kullerteenus, et viima patsiendi ühest kohast teise, nii et ma ei üllatuks, kui varsti tuleb uudis, et kiirabi pole üldse vaja ja taksod teevad selle töö ära. Sama on tegelikult selle minu esimese näite puhul Haapsaluga, Läänemaaga. Ma olen mitmeid kordi mõelnud seda, et kui võimsa majandustõuke see sama raudtee, see sama näide, mida ma Taebla kohta tõin, võiks anda siia Läänemaale, võiks anda Haapsalule ja minu pärast andku veel 10 kilomeetrit kaugemale Rohukülani välja, mis hõlmaks ka ligi 10 000 maakonna Hiiumaa. Ma arvan, et see on see asi tegelikult, mis tuleb Eestis ära teha. See ongi minu suhtumise küsimus. Nüüd öeldakse, et see on nii kallis, majanduslikult on see mõttetu. Nii kaua see ongi majanduslikult mõttetu, kui seda raudteed ei ole. Ega ükski ettevõte ei tule täna siia, sellepärast ütleb, et aga kuulge, siin pole raudteed, me eitan ikka oma tootmisettevõtte siia. Aga kui see raudtee oleks, see annaks väga palju juurde, turismile juurde, see annaks tagaks selle, et inimesed saaksid liikuma, inimesed saaksid paremini liikuma. Jaanus ütles õigesti, et selle Keskerakonna kontsertuuri pealkiri on Paneme hääled kõlama. Keskerakonna on võtnud nõuks, et suvi ei ole veel läbi, me tahame suve nautida koos teiega, head inimesed, täna siin Haapsalus ja tahame teha hea kontserti. Aga mul on täiesti veendunud, et Keskerakond on pannud siin Haapsalus mitte ainult hääled kõlama, vaid ka asjad liikuma. Ja need on olnud, ma tooks 3 näidet. 3 reaalset näidet ja minu meelest kõik näitavad seda, et see suhtumine, selle teise inimese märkamine, kes on täna raskemas situatsioonis, me suudame tulla talle appi. Mulle meenub 2 või 3 aastat tagasi, kui Kaia Kanepi ei mängid nii ilusat tennist nagu näiteks eile või täna. Tal oli raske ajad. Mulle meenub, et see oli just keskerakondlik linnavalitsus siin Haapsalus, kes tegelikult toetas Kaia Kanepit selle raske hetkel. Mulle meenub ka see, et kui riik ütles, et me matusetoetusi ei maksa, siis oli just see Keskerakonna fraktsioon siin Haapsalus, kes ütles, et meie siis maksame edasi. Me võtame riikliku funktsiooni endale ja 100 eurot me maksame matusetoetuseks. Ma ei tea, kas teile meenub või mitte, aga Keskerakond oli ka Haapsalus see, kes üks pool aastat tagasi ütles, et sünnitoetusi tuleb mitte 2-kordistada, vaid rohkem kui 2-kordistada. Ja täna on Haapsalus sünnitoetus, kui palju see on? 400 eurot. Nii et see on kindlasti rohkem kui 190 eurot. Aga ma soovin teile head kontserti, ma soovin teile ilusat suve lõppu, kõikidele vanaisadele, vanaemadele, kõikidele emadele, isadele head kooliaasta algust, loomulikult ka lastele seda ja mul on palve teile. Pange enda mõtted, enda teod ja ennast liikuma. Andke sellest oma sõpradele ja tuttavatele teada, mida Keskerakond on siin Haapsalus teinud ja tulge 20. oktoobril kindlasti valima. Aitäh teile!
selge sõnumi eest, et Jüri on nüüd ka esimene Riigikogu juhatuse liige, kes on nii ametlikult ja selgelt raudtee taastamist toetanud. Nüüd ootaks samasugust käitumist Ene Ergmalt ja Laine Randjärvet ja ma arvan, et see rong hakkab tõesti varsti liikuma. Aga nüüd tahaks kutsuda meie ette esinema meie nimekirja linnapea kandidaadi Peeter Pikmanni. Tere õhtust, head inimesed! Põhjus, miks ma teie ees olen, sai just reedetud ja tõepoolest kord 4 aasta tagant on seda häält võimalik kõlama panna. Väga sageli kõlavad need hääled valimiste vahel või pärast valimisi. Kõlavad on nurinana, etteheidetena, hädaldamise, soigumisena, kriitikana. Ja kõike seda võib-olla ei olekski tarvis, kui kodanikena, linnaelanikena, linnakodanikena me vastutusse minna hääletama suhteliselt tõsisemalt. Sest fakt on ju see, et peaaegu pooled elanikest ei võta osa hääletamisest, valimistest. Ja kindlasti siis teid huvitab nüüd see küsimus, et mida teeks selline valitsus, kus linnapeaks oleks võib-olla mõnele tuntud, võib-olla tundmatu Peeter Pikmann. Ja selleks, et mitte eksida oma sõnastuses, sest see, mis nüüd järgneb, on ilmselt üsna tähtis, ma parem loen olulised punktid teile ja võib-olla siis, kui hiljem pärast toredat kontserti on teil küsimusi jätkuvad, siis ära ma ka ei kao, nii et siin kohviku poole peal siis saate ka oma küsimusi esitada ja kõike muud. Enda kohta ütleks veel seda, et mina olen Haapsalu elanik olnud sündimisest saadik. Ja võimalusi siit äraminekuks on olnud mitmeid, aga mulle väga meeldib Haapsalu. Mulle meeldis ta juba siis, kui ma olin väike poiss ja olnud siin korraliku linnust ega promenaadi, olnud siin võib-olla nii turvaline, kui see on täna. Seda lennukid lendasid üle meie peade. Ja vahel vaadates lennukid mõtlesin, no nii, ega see maailma lõpp küll enam kaugel pole, et kui nii palju lennukeid nii väikese linna kohal lendama peavad, siis ja sellest lähtuvalt on siia kirjas saanud see, mida ma tõeliselt usun tegelikult ja mis on hea. Ma arvan ja mida meie arvame Haapsalu linna jaoks. Aga teie saate oma arvamust avaldada hiljem. Haapsalu peamine rikkus on Haapsalu linna inimesed. Ei tahaks siin kitsendada seda mõistet sellega, et sa oled Haapsalu elanik või ei ole, sa käid siin ainult tööl või kultuuri tarbimas. Kui Haapsalu linn on sinu linn, siis sina oled selle linna inimene ja ma usun, et ka selle linna rikkus või rikastav komponent. Uuringu kohaselt on Läänemaal 2 tõmbekeskust. Üheks on Haapsalu ja teiseks Lihula. Mind on alati huvitanud küsimus, kui kaugele ulatub Haapsalu tõmme. Ja kui see just väga kaugele ei tundu olevat, kas seda on võimalik kaugemale nihutada. Ilmselt sõltub see teenuste ja kaupade kättesaadavusest ja valikust. Linna arengus peame väga oluliseks, et maakonnas elavad inimesed näevad oma linnana Haapsalu. Tähtis on muidugi see, et üleriigiline regionaalpoliitika toetaks avalike teenuste kättesaadavust maakonnalinnades. Paljuski on tendents ja areng olnud vastupidine. Mäletan aega, kus haigekassa kontorisse sai Haapsalu linnast sisse astuda ja ühel järgmisel päeval saadeti mind millegipärast postkontorisse. Ja 2 korda lugesin siit ja oli küll postkontor ja mitte haigekassa, aga teenused olid kolinud postkontorisse. Teeninduspunktid on toredad asjad, aga
adekvaatseid vastuseid me sageli ei saa, ei juhtu seda minuga ega ilmselt ka teiega, aga see ei ole täna linna teema. Sama vajalik on, et lähivaldades tegutsevad ettevõtjad ja tootjad suunaksid oma pakkumised oma linna rahvale muu hulgas. Et seda pakkumist hästi teha, on vajaliku keskkonna loomine linnavõimu teha. See on väga oluliseks, et Haapsalul oleks kiire ühendus Tallinnaga. Täna on sellest räägitud. Kiire siin juures tähendaks alla tunni. Miks on see hea? Töökoha kaugust või vahemaid mõõdame sageli mitte kilomeetrites, vaid minutites. Alternatiiv Tallinna magalale saab Haapsalust, kui kiire rong viib pealinna näiteks 50 minutiga. Saatjaks oleks võimalus tassi kohvi juures hommikune ajaleht läbi vaadata või end eesootavate päevasündmustega aegsasti kurssi viia. Õhtune pealinna külastus saab võimalikuks tund sinna, tund tagasi. Haapsalus on hea. See kõlab juba üsna tuttavalt. Minu 4 last on kasvanud ja kasvavad Haapsalus. Siin on hea ja turvaline. Tahaks seda öelda lapsi kasvatavatele Eesti peredele. Lapsevanemad peaksid aga kogema, et kogukond peab oluliseks nende püüdlusi oma lapsi hästi kasvatada ja neile head haridust pakkuda. Gümnasistidele avab uksed ilus koolimaja Riigikool. Paljudele armsaks saanud koolimajas tegutsev põhikool, aga ei tohi siinkohal jääda vaeslapse ossa. Usun, et, ja ma tõesti usun seda, et lähiajal on võimalik lõpule viia Kuuse tänava koolimaja ja algkooli hoone korralik remont, tehes seda siis linnaeelarve vahenditega või Euroopa Liidu rahaga läbi nende meetmete, mida riik hetkel kavandab. Pean vajalikuks, et linnas oleks pensionäridele tasuta bussisõit ja ka lastele. Usun, et linnale ei ole tegelikult üle jõu ka tasuta koolitoidu pakkumine algkooli kooliastmes. Kodulinn. Kuidas rajada kodu Haapsalusse? Täna vaadates kinnisvara müügikuulutuste hulka ja hinnates sealt saadud tulemusi, on üsna kindel öelda, et 200 kuni 250 kodu rajamiseks eluaset on saadavad. Huvi ja vajaduse korral näen võimalust linna poolt ellu viia ka eluaseme programm noortele peredele ja pakkuda neile kodu rajamiseks elamugrunti. Eluaseme piirkondade arendus on olnud ka viimase aja detailplaneeringute peamiseks teemaks. Elanikkonna vähenemine on olnud maapiirkondade ja pealinna lähialast välja jäävate väikelinnade valu küsimus. Nii on see lugu ka Haapsalus. Viimase 10 aastaga on Haapsalu elanikkond vähenenud peaaegu 2000 inimese võrra. Ja see ei tee just väga rõõmsaks. Vahel küsitakse, mida teeksite teie, et kõik need inimesed tuleksid tagasi. Keegi on uurinud, et inimesed liiguvad või vahetuvad oma elukohta, kui nende elatustase tõuseb 30%. Selleks, et neid inimesi tagasi saada, kes on juba läinud, peaksime parandama olukorda vähemalt 60%. Ma ei tea, mis näitajate järgi see täpselt käib. Ilmselt ei ole tänase päeva seisuga see reaalne ülesanne, aga teha midagi selleks, et need inimesed, kes täna elavad meie linnas, ma usun, et on võimalik. Ja vahel öeldakse ju nii, et kui mul oleks töö, kui mul oleks kodu, ehk korralik sissetulek, Eesti keskmisest me siin ei hakkaks rääkima, siis ma elaksin Haapsalus hea meelega. Vahel heidetakse ette, et miks kohalik omavalitsus ei arenda piisavalt ettevõtlust, et oleks töökohti. Töökohti tootvat vabrikut ei ole vist keegi välja mõelnud või kui selline vabrik oleks, siis ta ilmselt konkurentsis ei püsiks.
Ja investeeringud ettevõtlusse ei tähendagi alati ka töökohtade loomist ja võime siin kergesti sattuda eksiteele, kui räägime investeeringutest ettevõtlusesse ja seotame selle töökohtade loomisega. Aga huvitava tulemuseni jõudsime, kui ettevõtjad pöördusid teha investeeringuid, selgus, et ressurssi ei jätku elektrienergiat, ei jätku võib-olla vett, ei ole huvitatud omavalitsused ka arendama infrat. Haapsalu on selle koha pealt natuke teistmoodi olukorras, meil ei ole suuri tööstuspiirkondi ja ega ilmselt inimesed enda kõrvale ka suuri vabrikuid ei soovi, aga reaalne ja täiesti tõsiselt võetav ettevõtluse arendusteema on keskmise ja väikese suurusega ettevõtted. Selge on see, et linn selliseid ettevõtteid rajada ei saa ja polegi tal vaja, aga et koondada ettevõtjate huvid ja neid esindada ka riigi ees, kui vaja, on täiesti reaalne ja võimalik. Täna ma pean mitte oluliseks, et linn kopeeriks seda funktsiooni, mida teeb juba arenduskeskus Läänemaal, seda tehakse läbi mitme investorprogrammi ja erinevate ettevõtluse arenduse meetmete, aga igal juhul koostöö ka lähivaldadega ettevõtluse arendamise küsimus on äärmiselt oluline. Silmas siin Ridala valda, kus selle teemaga juba tegeletakse ja linnapoolne tugi või koostöö selles vallas on hästi oluline ja võimalik. Ja tahaks lõpetada ühe sellise loosungiga, võib-olla isegi Haapsalu edu on Läänemaa edu. Tänan tähelepanu eest.